Nii ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset videot, räägime jälle natuke fitnessist ja täna siis puudutan natuke seda toitumise poolt. Nii, ja ma hakkan siis võrdlema siin toiduaineid, et kui palju miski kaloreid annab ja valkusid ja rasvasid võib-olla ja selline idee mul tuli siis tegelikult niimoodi, et olen kuulnud päris palju inimestelt, et kaal ei taha alla tulla, kuigi nad söövad nii vähe. Ja tegelikult ongi niimoodi, et see kogus ka muidugi määrab rolli seal, aga on ka väga-väga suur vahe, et mida seal vähe süüakse ja mõndasid asju saab ikka väga palju süüa, et ei ole üldse probleemi. Ja ongi nii, et paneme need asjad siis siia ritta, ma hakkan kohe esimesest asjast pihta, otsisin siis sellise asja nagu tudengeine ja panen kohe makrot siia pildile. Nii, pakend ise 300 grammi, sellega siin päeva peale 1-0 teha ei ole üldse probleemi, minul vähemalt küll mitte, et 300 grammi polegi nagu ju midagi ja kõhtu ta ka nii ulmeliselt nüüd ei täida, et midagi nagu annab, aga ütleme, et kui mina terve paki ära sööks, ma arvan, et paari tunni pärast oleks kõht täitsa tühi, aga vaatame siis kiiresti 100 grammi, nii 470 kalorit, rasva 33, väga palju, süsivesikud 44, piisavalt, valku 10, päris hea, aga teistega nagu võrrelda süsivesikute rasvadega on vähe valku. Nii, paneme võrdluseks näiteks kartuli, võrdleme siis kartuliga seda, kartulis seal 77 kalorit, rasva 0,2, süsivesikut 16, valku 1,69. Ja kui tahaks süüa 470 kalori jagu kartulit, nii palju siis peaks sööma, tuleb nagu umbes 600 grammi vist jah. Et jutt on siis muidugi keedukartulist, mitte õli sees leotatud mingitest jõhkratest praekatest või siis friikatest on ju, et ikkagi keedukartul jah. Ja kui mõnele meeldib, äkki pistab toorelt ka kartulit, mine sa tea. Ja lihtsalt võrdluseks, et kui paneks nahka terve tudengeine, siis saaks juba süüa 1,8 kilo kartulit, et päris huvitav väike võrdlus selline. Nii ja vaatame siis järgmist toitu, et võtsin ristorante pitsa, seal kõik makrod ilusti olemas ja hea võrrelda on ju. Ja see on see 4 juustu pitsa siis ja vaatame, mis seal sees kõik on. Pitsa kohta tegelikult polegi üldse nii väga halvad näitajad, et 265 kalorit, pole väga palju, rasva 14, kannatab ära, kui liigutada ennast, süsivesikud 24, kah pole paha, valku 11, ühesõnaga tundub kõvasti parem ja asjad on rohkem tasakaalus kui seal tudengeines, aga kaloreid ikka on. Ja kui mina sööks ära terve selle pitsa, siis oleme ausad, et ma ei saaks sellest eriti mitte midagi sinna kõhtu. Kõht läheb tühjaks kuskil seal 2-3 tunni pärast kindlasti kohe proovitud värk, et ja terves pitsas on siis umbes kuskil 900 kalorit. Ja võrdleme seda näiteks kanafileega. Kanafilees on 104 kalorit ja näiteks 22 grammi valku, päris ikka korralik kogus. Ja kui ma tahaks süüa seal 900 kalori eest kanafileed, siis ma peaks näost sisse ajama kuskil seal 800-900 grammi vahele kanafileed, et selline väike tore võrdlus siis, et kui palju saab süüa pitsat ja põhimõtteliselt kanafileed, siis saaks 3 korda rohkem süüa. Ja ma arvan, et see valgukogus seal täidab kõhtu ka kõvasti paremini kindlasti. Nii ja vaatame siis edasi sellised head asjad nagu Kalevi klassikalised küpsised. Läheb küll kohvi kõrvale või kuskile, väike hea maiustus selline ja vaatame, mis seal siis sees leidub. 100 grammi kohta 449 kalorit ja kui võtta 1 või 2 sellist küpsist, siis pole probleemi üldse ju. Aga näiteks minul ei tekita üldse probleemi terve selle paki sisu ära tarbimine, et sealt juba tuleks kokku 740 kalorit, jah. Ja näiteks võrdleme seda kaloraasi siis tomatiga, mis on küll vastik muru, aga tervislik
ilmselt keha tänab rohkem selle tomati eest kui küpsise eest teid hiljem. Ja tomatis on siis keskmiselt 23 kalorit 100 grammi kohta. Ja kui tahaks saada näiteks sama palju kaloreid tomatist ehk siis 740 jagu, oi, siis me saaks seal umbes 3,2 kilo tomatit, jah. Noh, ilmselgelt ükski terve mõistusega inimene korraga ei söö vist ära 3,2 kilo tomatit, aga noh, võrdlus on jällegi vägev, on ju, et kui palju saab süüa ühte asja ja kui täitev see on ja kui vähe jällegi saab süüa midagi muud. Aga vaatame edasi. Nii, ja ega ma ometi ei saanud ju videost välja jätta kartulikrõpse. Nii, võtsin siis näiteks Lazy Oven Baked krõpsud. Nii, pakk on 125 grammi, vaatame, mis seal sees on. Nii, 443 kalorit, rasva 14, süsivesikuid 71 ja valku 5 ja 100 grammi krõpsu, päris palju manti on sees. Nii, ja paki peale saame kokku siis tagasihoidlikud 553 kalorit. Polegi nagu palju kaloreid, kui seda ei arvestate peale selle paki söömist. Lased 10 minuti pärast kõhu tuult veits ja tühjus seal kõhus jälle valitsebki. Rebisin nalja kõvasti praegu vist. Ja võrdleme siis edasi seda kodujuustuga. Vaatame, mis on kodujuustu sees. Nii, 100 grammi kodujuustu, 105 kalorit, rasva 5, süsivesikuid 2,6, valku 12,5. Päris hea. Ja isegi kui me nüüd sööme ära pool kilo kodujuustu, siis ei tule nii palju kaloreid. Sealt tuleb 525 kalorit ja ei tule nii palju kokku, kui seal krõpsude sees on näiteks. Ja noh, ongi nii, et see kodujuust täidab kõhu ära võib-olla seal tead isegi 4-5 tunniks on ju. Ja need krõpsud, no oleme ausad, noh, ma ei tea, 1-2 maksimum ja ongi jälle nagu isu millegi järgi on ju. Aga vaatame siis edasi. Viimaseks toiduks võtame siis India pähklid, mis tegelikult ei ole ju üldse ebatervislik toit. No, kasvab seal puu otsas, kõik looduslik, kõik peaks hea olema, vitamiini, värki, kõike peaks viskama sealt, mineraale. Aga vaatame siis, mis on 100 grammi sees, 580 kalorit, no rohkem kui krõpsu sees juba, rasva 48, süsivesikuid 30, valku 17 ja ongi nüüd niimoodi, et kui neid pähkleid võtta 10-20 grammi, siis pole üldsegi paha, lisad sinna kuskile, saad lisarasva natuke ja ongi hea ju. 100 grammi on juba väga palju kaloreid ja noh, kõhtu ei saa ju väga midagi sellest 100 grammist, see on ju paar peotäit ja ongi kõik ju. Ja et noh, tervest pakist saab kõhtu ka mingiks ajaks ikka miskit juba, aga kaloreid oleks juba tohutu hulk, et 1740 kalorit terve paki peale. Noh, siia veel 800 juurde ongi minu päevane kaloraas näiteks ja mina teen siin 4 korda nädalas jõutrenni koos aeroobsega juba on ju. Et isegi minu jaoks oleks seda väga palju, et noh, ongi see, et alati ei ole need krõpsud ja küpsised ja kommid ja need halvad on ju, et isegi kui selle pähkliga näiteks üle pingutada või selle tudengeinega, mis on ka täiesti naturaalne värk ju, kõik tuleb sealt kuskilt puude ja asjade otsast ja noh, et kui tervislikku toitu süüa liiga palju, võib ka üle pingutada ja ka see kaal ei lähegi kuskile. Nii, ja ega selleks korraks ongi kõik, et tore, et vaatasite seda videot, võib-olla noh, pani natuke mõtlema, et kuidas selle toitumisega siis on ja kuidas neid koguseid võiks määrata ja et tasub ikka vaadata üle, et mida need asjad nagu sisaldavad, mis sealt suust sisse lähevad on ju. Ja ongi nii, ma ei hakka siin rohkem pikemalt venitama, subscribe'i saab kuskil panna, like'i saab ka panna ja vaadake ka Ivo eelmisi videosid, kui te siin esimest korda olete ja järgmisi tuleb ka kindlasti kohe, mul neid mõtteid ikka jookseb siin natuke ja väga tore, et vaatasite, mina tänan järjekordselt ja head aega selleks korraks.